Tere! Keskkonnasaade Jälg ragistab täna mööda endisi ja praegusi raudteerööpaid, lastes end kanda endistel ja praegustel rongidel. Raudteel on ruumi tõsiseks teaduslikuks innovatsiooniks ja pöörasteks keskkonnasõbralikeks lahendusteks nii reisijate kui ka kaubaveos. Aasta 2021 on Euroopa raudteeaasta ja meie sõidame täna otse Eesti raudtee südamesse. Euroopa mõistes pole raudteed Eestimaa pinnal kuigi vanad. Täna on Eesti üks viimastest Euroopa piirkondadest, kuhu kõigest 151 aastat tagasi rööpad maha pandi. Inimestelt eriti ei küsitud, kas nad ronge soovivad või mitte, või kas kuskile trassile jääb mõne haruldase loomaliigi kodu. Raudtee lihtsalt tehti, sest selline oli tsaari käsk. Aga ajad, teadmised ja võimalused on muutunud. Auruvedurid on muuseumikaup ja fossiilkütustel tuhisevad rongid asenduvad järjest elektrirongidega. Eestimaa raudteid ootavad lähiajal suuremat sorti ümberkorraldused. Nende hulgas pea terve Maarjamaa raudtee elektrifitseerimine. See on väljakutseks Eesti raudteetaristuga tegelevale ettevõttele Eesti Raudtee, kellel muuseas endal ühtegi rongi ega vedurit polegi. Tere, Andrus! Tere! Jumala eest, ma olen teinud igast pöörastes kohtades intervjuusid, aga nagu sellise masina peal mina veel käinud ei ole. Kuidas siia peale saab? Läheme teiselt poolt, seal on trepp või redel õigemini. Kuule, kuidas see masin selle elektrifitseerimisega seotud on? Ta on seotud nii palju, et sellise masina pealt tegelikult tehaksegi elektrivõrgu, ütleme ka paigaldustöid saab sellise pealt teha. Nii et mis ta nagu see suur pluss on see, et ta saab mööda raudteed sõita. Oh my god, aitäh! Ma ei tea, kas siin ka see reegel on, et kõiki neid nuppe vajutada ei tohi, aga siin on väike pult ja hullult tahaks. Eesti on võtnud endale väga ambitsioonika plaani hästi suur osa meie raudteest elektrifitseerida. Mis see nüüd Eesti raudteele tähendab? Eesti raudteele tähendab see seda, et me tänast elektrifitseeritud raudteemahtu, ehk siis lihtsustatud seda osa, kus on võimalik elektrirongiga sõita, oluliselt kasvatame. Ja kui see tänane kilometraaž on meil umbes selline 230 kilomeetrit, siis tulevikus saab ta olema ikkagi oluliselt suurem, nii et praegust hinnangut järgi isegi kusagil 900 kilomeetri kanti. Kui täna saab elektrirongiga sõita näiteks Tallinnast Paldiskisse, Turbasse ja Aegviitu, siis tulevikus saab sõita nii Narva, Valka, Koidulasse kui muidugi Tartusse. Projekti lõpptähtajaks on praeguse plaani järgi 2028, aga kõige olulisem verstapost, selline esimene verstapost meie jaoks on Tartu suund. Nii et Tartusse peab saama elektrirongiga sõita 2024. aasta lõpuks. See on ju kohe. Absoluutselt. See esimene ehmatus selle suure projekti laekumise üle meie lauale on tänaseks möödas. Jalg enam ei värise, käsi ka mitte ja me tegeleme tehnilise lahenduse kokkupanekuga. Kui see ühel hetkel nüüd valmis saab, siis järgmine etapp on eelprojektide koostamine. No riigile on see tegelikult hästi suur amps võtta ette kogu meie raudteevõrgu elektrifitseerimine. Et miks selline samm üldse ette võeti? Miks see tähtis on? Kõige lihtsam vastus võib-olla sellelt, et selle taga on ikkagi selline kliimateadlikkus ja CO2 emissiooni vähendamine ja raudtee elektrifitseerimine võimaldab seda eesmärki väga hästi täita. Ta on üks konkreetne suur projekt, millel on väga selgelt mõõdetud tulemus. Nii et sellest see investeerimisvajadus riigil tegelikult ka on. Eestis on kokku 2143 kilomeetrit raudteed. Eesti raudtee hallata on sellest 1241 kilomeetrit, 61 raudteejaama ning 129 reisijate platvormi. Alates sellest aastast on meil siis selline põhimõtteline otsus tehtud, et me kasutame raudteele ainult taastuvatest allikatest pärinevat elektrienergiat. Ja kui nüüd vaadata sama kontaktvõrke siin ümberringi, millest siis Elroni elektrirongid oma toite saavad, siis Elroni elektrirongidele anname ka meie toite. Nii et kui meie ostetav energia on kõik taastuvatest allikatest, siis ka kogu elektrirongide toiteks kuluv energia on samuti taastuvatest allikatest. Mis suured teie elektriarved on? No elektriarved meil on, ma ütleks niimoodi, et nad on ikka päris suured. Aga kui me võrdleme suuremate tarbijatega Eestis, siis võib-olla mitte nii eriti. Aga kui vaatame koguseid tervikuna, no siis ühes aastas tarbime meie energiat umbes sama palju kui 10 000 kodumajapidamist.
nii et väike selline kiire kalkulatsioon, siis meie elektriarved aastas on kusagil 3 miljoni kanti ja üle. Me tõuseme kontaktvõrgu vahetusse lähedusse. Et tegelikult väga hea on see, et siit kontaktvõrgu sellest lõigust on hetkel pinge välja lülitatud. Ma ütlen et ausalt, et siin on päris kõhe olla, teades, mis siit nagu läbi läheb tegelikult. Aga kui nüüd tuleb elektrifitseeritud uus võrk, see tuleb ju võimsam kui see, mis on tänini. Pinge on jah teine. Kui siin on 3000 volti, siis kogu see uus võrk saab olema 25 000 volti. Ja kui nüüd nagu natukene tehniliseks veel minna, siis siin on tegemist alalisvooluga, uus kontaktvõrk saab olema kõik vahelduvvoolud. Euroopa raudteeaasta kontekstis tuleb laiemalt meie kliimapoliitikat vaadata. Euroopa Liidu liikmed on leppinud kokku, et aastaks 2030 vähendatakse kasvuhoonegaaside heitkogust 40%, võrreldes 1990. aastal õhku paisatuga. Raudtee elektrifitseerimine ning rongiühenduste suurendamine on Eestis üks lihtsamaid võimalusi nii otse kui kaudselt CO2 emissiooni vähendada. Sestap saab peagi uuesti ka rongiga Haapsallu sõita. Riho, praktiliselt kogu Eesti raudtee elektrifitseerimisele ehitate tega või taastate õigemini vana raudteed, et me seisame praegu turbas, kus lõppeb raudtee. Tõepoolest, jah, täna ta siin lõpeb, aga kui me räägime ajalooliselt, siis see lõpp ei ole siin kunagi olnud, et Eesti raudtee saigi alguse kunagi Haapsalust, kus oli siis meie nii-öelda kilometraaži nullpunkt ja seda me olemegi jõudsalt täna asunud siis nii-öelda taastama ja mineme edasi siis rongiliikluse taastamisega Haapsalu suunal. Rongiliiklus Tallinn-Haapsalu Rohuküla suunal peab olema valmis hiljemalt aastaks 2026. See tähendab Eesti raudteele ligi 60 uue elektriraudteekilomeetri ehitamist. Kui me täna vaatame, miks seda rongiliiklust taastatakse siin, siis eelkõige ongi küsimus sotsiaalmajanduslikus mõjus ja rongiliikluse taastamine siis nii-öelda Läänemaale. Kui me täna räägime raudteeliikluse mõjust siis nii-öelda kasvuhoonegaaside osas, siis uuringud näitavad, et raudteeliiklus on circa 8% siis nii-öelda rohkem keskkonnasäästlikum kui maanteeliiklus täna. Me projekteerime esimest korda raudteeliini, mille kiirus saab olema 160 km tunnis. Et selles vaates on ta väga efektiivne, väga keskkonnasõbralik ja haakub meie muude plaanidega elektrifitseerimise osas. Eesti on seadnud endale väga julge eesmärgi aastaks 2030 katta umbes 14% transpordisektori vajaminevast energiast taastuvatest allikatest. Selle tõttu kasvatatakse usinalt ka raudteetranspordi osakaalu, sest seni ei ole veel keskkonnasäästlikumat liikumisviisi välja mõeldud selles vallas. Aga ei maga ka need ettevõtted, kes unistavad veelgi keskkonnasäästlikumast kaubaveost raudteel. Tere, Priit! Tervitus! Mina Marko. Millega firma Operail tegeleb? No meil on 3 peamist ärisuunda. On kaubavedu raudteel, vagunite ja vedurite rent ja VRMi moderniseerimine ja remont siin samas Tapa depoos ja Muuga depoos. Kui palju siis seda kaupa Eestist läbi liigub üleüldse, mida veetakse mööda raudteed? Palju see mass on? 2020. aastal vedasime Eesti raudteetaristul 11,2 miljonit tonni kaupa. Justkui raske uskuda, et meie pisikeses Eestis raudteel nõnda suurtes kogustes kaupu liigub. Kogu kaubaveost moodustasid 6,4 miljonit tonni väetised. Teine suurim kaubagrupp 2,5 miljonit tonni nafta ja naftatooted. Transiitvedude osakaal oli mullu 78%. Eesti-siseselt liiguvad aga Operailiga muuhulgas killustik, vili ja puidutooted. Raske kraam, mis muidu veereks mööda maanteed. Me oleme viimastel aastatel palju panustanud sellesse, et tuua kaubavedu maanteelt raudteele ja me oleme käivitanud siseriiklikud konteinerrongid Lõuna-Eestist, Tartu jaamast Põhja-Eesti sadamatesse ja 2020. aastal me suutsime
liiklusest ära tuua sisuliselt 13 000 kaubaautosõitu meie riigi peamaanteedel. Siin Tapa depoos toimuvad kõige suuremad innovatsiooniprojektid meie ettevõttes. LNG-veduri ehitamine, C30M vedurite moderniseerimine ning samuti siin hautakse plaane, kuidas tulevikus kaubarongid vesiniku peal tööle panna. Ehk siis Eesti legendaarses raudteelinnas Tapal on tegelikult maailma tulevikurongide inkubaator. Et mis see LNG-projekt endast kujutab? Me põhiliselt võtame siis sama C36 vedur, see vana hea Ameerika vedur, ja lisame talle võimalust kasutada ka LNG gaasi. Siin vasakul pool ja paremal pool on vedurid C36 kütusepaagid. Siin pool on vana paak, mille sisse läheb umbes 16 000 liitrit diiselkütust, aga siin ehitavad mehed ja insenerid parasjagu seda paaki ümber LNG kütuse peale, ehk siis siia lisatakse veel üks sektsioon siia paaki. Siin käivad tsisternid siis LNG kütusega ja kahele poole jäävad veel taskud, kus saab hoida ka diiselkütust, nii et see on selline kombineeritud kütusepaak vedurile C36. See on esimene Euroopas. Meil Eestimaal tehakse sellist inseneri pioneeritööd põhimõtteliselt. Täpselt. See ongi see esimene asi, mis saab siis Eestit nagu jälle edutada. Meil on seda piisavalt julgust ja teadmist, et seda asja ehitada ja panda käima ka. C36 on pööraselt raske ja võimas vedur, kogukaaluga 180 tonni. Täpselt sama palju kaalub Elroni porgandiks ristitud reisijate rong koos kõigi vagunitega. Taoline vedur võimaldab ühe korraga vedada 1000 tonne kaupu. Operaili tehnopargis on kokku 85 vedurit, mudelit C36 lausa 50. 80-ndatel Ameerikas ehitatud vedurite kered ja veermikud on nõnda vastupidavad, et isegi Eesti kliima ja roostehammas neid pureda ei suuda. Et vana asja taaskasutada, tuleb ta lihtsalt kaasajastada. Teeme siis kõigepealt piloodi. Kui me saavutame talle siis need oodatud tulemused, mis me tahame kätte saada, siis me vaatame rohkem. Praegu, mis me ootame sealt, on ikkagi keskkonnasääst, mis on siis kõige nagu suurem mootor seda projekti nagu edasi lükata. No plussis on muidugi kulude kokkuhoid. Et kulude kokkuhoid me tahame saada circa kuni 30% kütuse kokkuhoiu rahalises mõistes. On see meie eesmärk, aga keskkonnamõjud on veelgi suuremad, et 70% väiksem väävlidioksiidi ja süsinikhappegaasis samuti 20% väiksem, kui oleks nagu diisi peal sõita. Sellega veel Operaili tulevikutehnika loomise plaanid ei lõppe. Tapa depoost leiab vedureid, mis nii vila uued, et pole veel kilomeetritki sõitnud. Need on meie uued C30M-id, mida me siin ehitame. Ehitate? Täpselt ehitame. Siin samas Tapal te ehitate päris uusi vedureid? Jah, me ehitame uusi vedureid. Et me võtame aluseks küll nagu C30M-i originaalne raami ja vangrid, aga kõik muu on täielik uus. Kui sa korraks keerad vasakule, sa näed see pooltoores raam, mis tuli just värvimist välja. Siia peale installitakse uuesti juhtmestik ja torustik ja lõpptulemus on siin. Need 2 vedurit ei ole veel ühtegi kilomeetri sõitnud. Aga see ei ole veel kõik, ma saan aru. Operailil on veelgi suuremad, kolossaalsemad plaanid nende vedurite osas. Mida need endas siis sisaldab? Ma saan aru, et see on seotud kõik keskkonnasäästlikkusega, jah? Täpselt, et need on väga keskkonnasäästlikud, aga kui võtta nagu veelgi suuremad eesmärki, siis järgmine samm võiks olla ka vesinik. Vesinik? Täpselt, vesiniku vedur võiks olla siis see tulevik, et millega siis saab ka Eesti peal sõita. See võtab kokutama. Täpselt. Kas teadsite, mida need numbrid Elroni rongidel tähendavad? Esimene number näitab, kas tegu on elektri- või diiselrongiga. Teine näitab, mitu vagunit rongil on. Viimased 2 numbrit aga näitavad, mitmenda uue rongiga Eestis on tegu. Asume rääkima porgandite tulevikust. Elroni rongipargis on tänasel päeval 38 rongi, millest elektrironge 18 ja diiselronge 20. Päevas sõidavad rongid keskmiselt kokku 16 635 kilomeetrit, nagu meilt Vietnamisse ja tagasi. Oranžid rongid tekkisid Eestimaa raudteele peaaegu et üleöö 2013. aastal, luues pretsedendi.
mitte ükski Euroopa riik polnud varem korraga oma rongiparki täies ulatuses välja vahetanud. Järgmiseks aastaks sündis teinegi pretsedent. Rongi kasutajate hulk kasvas aastaga poole võrra. Algselt 13. aastal oli siis 4 miljonit reisi tehti ja 14. aastal juba siis 2 miljonit rohkem. Ma ütleks, et üks põhiline mugavus tegelikult, mis muutus selle uute rongide tulekuga, oli see, et taristuettevõtted renoveerisid kõik ooteplatvormid, ehk nad tegid kõik siis kõrgusele. Rongid on sama kõrged ja ligipääs meie rongidesse on tegelikult kõikidel inimestel. See mugavus on kõige suurem, nagu et ühelgi ju ühistranspordil teised seda mugavust ei ole. Tänaseks on Elroni rongidega sõitnud enam kui 8 miljonit inimest ja vaatamata koroonakriisi tõttu tekkinud reisijate arvu langusele on otstarbekas ronge juurde osta. 2025. aasta algusest rõõmustavad keskkonnateadlikke reisijaid 6 uut, veelgi mugavamat ja keskkonnasõbralikumat Škoda toodetud elektrirongi. Kui võtta isted, siis istmete mugavus on suurem. Siis esimene klass on eraldatud, milles on meil kogu aeg probleemi olnud, et esimene klass on ka avatud, et ega seal sellist vaikust ja rahu ei ole. Siis istekohti on rohkem, istekohad on kõik nummerdatud, ehk siis need ekspressrongid meil ei ole ette nähtud seisukohtadega, et müüme ikkagi ette istekohti ja juba sealt on mugavus, et ei ole täistuubitud rongid. Meie soov on, et uusi rong oleks 16 tükki, et siis me katame ära kõik oma vajaduse ja saame ka varustada uued liinid siis uute rongidega. Ja me tahame tihendada siis Tallinna, Tartu ja Tallinna-Narva vahel liiklust. Mugavad rongid ei ole atraktiivsed ainult reisijatele. Peale porgandite tulekut kasvas ka noorte huvi rongijuhiks õppida lausa nii palju, et 2019. aastal oli konkurss 16 inimest ühele kohale. Margi, kuidas ühest Viljandi tüdrukust rongijuht saab? Viljandi tüdruk reisib Tallinna ja Aegviidu vahet ja talle hakkavad rongid meeldima ja talle meeldib raudtee. Kui kaua sa täna rongi juhtinud oled? Täitsa üksinda olen natukene üle 2,5 aastat. Ma tean, et sina oled spetsialiseerunud diiselrongidele, on mul õigus. Kuidas diiselrongiga sõita on? Jah, diiselrongidega sõidan hetkel ainult. Nendega sõita on väga tore. Selles mõttes, et nii palju Eestimaad, mida näha ja... No ajad lähevad edasi ja diiselrongid ühel hetkel ikkagi saavad minevikuks. Ma vaatan sulle silma ja mul ei ole sükest tunnet, et sa hakkaks homme ametit vahetama. Et kas sa nüüd pead ennast ka kuidagi täiendama, et näiteks tulevikus Elroni uute elektrirongidega sõita? Ja mina alustangi järgmine kuu juba elektrirongidega sõitmist või õppimist ja ilmselgelt peabki liikuma sinna poole. Ja õnneks aitab kaasa ka see, et me saame hakata sõitma kaugemale elektrirongidega kui ainult Aegviiduni. Mina ootan väga pikisilmi seda juba, et saaks. Kui teid õpetatakse, kas see keskkonna aspekt kuidagi tuuakse teie õppesse sisse ka, et nagu päriselt rongijuht ise ka soovib sõita millegagi, mis säästab keskkonda? Loomulikult see on ka selles mõttes paberites kirjas, et meie töö ongi sõita ökonoomselt ja sujuvalt. Ja loomulikult seda meile ka õpetatakse. Et anname oma parima selles mõttes, et ka diiselrongidega, et kuluks võimalikult vähe. No palju sul ühe Tallinn-Viljandi otsa peale kütust kulub? Ligemale 200 liitrit. Tegelikult päris palju, aga ütleme niimoodi, et on võimalik palju suurema numbriga sõita. Kui sa enne rääkisid, et sina pingutad, et reisijal oleks rongis võimalikult sujuv ja mõnus sõit, siis mida reisija saab teha, et sinu sõit võimalikult sujuv ja mõnus oleks? Reisija selles mõttes salongis olles ei saagi teha muud kui lihtsalt nautida sõitu ja olla selles mõttes viisakas ja mitte selles mõttes muresid tekitada. Aga kui reisija nüüd väljub rongist või enne, kui ta rongile tuleb, siis kindlasti olla tähelepanelik. Et seda tundub, et kiputakse unustama, et meie rongid on vaiksed, need tulevad võib-olla väga äkki nurga tagant, et alati peab silma tahti olema. Kui kõik see, millest me tänases saates rääkinud oleme, on küll tulevikku vaatav, aga siiski juba enam-vähem olemas, ei saa me üle ega ümber suurest Eesti ajaloos suurimast ehitus- ja transpordiprojektist Rail Balticust. See, mis täna nõnda ulmeline näib, on juba mõne aasta pärast meie uus reaalsus.
sinine punkt oleme meie. Nii. Ja see roheline siin, see on Rail Balticu planeeringukoridor. Planeeringukoridor ei ole see sama, mis raudtee ise tulevikus tuleb. See on see, kus te seda planeerite, eks ole? See on see koht, kus siis raudtee tuleb kuhugi rajada, mingisse kohta. No, Roland, väga huvitav on sinuga kohtuda keset paksu Eestimaa padrikut ja asuda rääkima rongiliikluse tulevikust Eestimaal. Et kuidas Rail Baltic üldse Eesti rongiliiklust kui transpordiviisi mõjutab? Pärnu suund on pikki aastaid olnud tegelikult suhteliselt kehva ühendusega. Ehk mida Rail Baltic teeb, ta avab põhja-lõuna suunaliselt päris head ja uued ja kiired ühendused. Nii siseriiklikult erinevate asulatega, eelkõige Pärnuga ja ka tegelikult kõik Balti riigid. Me kohtume Rolandiga Pärnumaal, paksus, üsna inimtühjas Tammiste metsas, kus 5 aasta pärast laiutab poole ruutkilomeetrine lauge ökodukt, mille peal liiguvad loomad ja mille alt vuravad järgmise 100 aasta vältel ja ehk kauemgi kiired ja uued rongid. Täna ei saa enam ühtegi suurt projekti teha mõtlemata sellele, mida see meie keskkonnale kaasa toob. See on tegelikult üks olulistest aludestest, mille tõttu Rail Balticut on hakatudki arendama. Kui vaatame Rail Balticut, siis tal on olemas kindlasti lokaalne keskkonnamõju, aga laiemalt regionaalselt või globaalselt on see keskkonnamõju positiivne, kui ta lokaalselt võib olla ka negatiivne. Võidud on ju erinevad. Need võidud on ajalised, need võidud on inimeste turvalisuse elude arvelt, need võidud on kliimasäästu arvelt. Kui me võrdleme erinevaid transpordiliike, siis me võime öelda, et maanteetransport on elektrifitseeritud ja keskkonnasõbralikult elektrifitseeritud raudteetranspordist 10 korda suurema keskkonnamõjuga. Kui me räägime CO2 heitmest, siis CO2 heide siis on raudteetranspordil 10 korda väiksem. Rail Balticule planeeritakse 30 aasta perspektiivis aastas 5 miljonit reisijat. Tundub suur number, aga võrreldes koroonaeelse perioodiga kasutas Tallinna sadamat aastas 10 miljonit reisijat ja Tallinna lennujaama 3 miljonit reisijat. Tõde on see, et inimesi on maailmas iga päevaga järjest rohkem, kõik me tahame kuskile minna ja midagi teha ja ohutus, transpordiohutus on väga oluline tuleviku teema, et kuidas nüüd rongiliiklus siia sisse mängib? Raudteel hukkunute arv peaks olema tulevikus 0 ja selleks on tehtud väga palju. Selleks on kõik ülepääsu, mis rajatakse, on mitmetasandilised, keegi ei saa enam autoga rongi eest läbi lipsata. Raudtee suure tõenäosusega tarastatakse, ehk ei ole võimalik ei ulukile ega siis inimesel sinna ette pääseda. Ehk hukkunute arvu me viime 0. Üks oluline ressurss, mis inimesel on aeg, seda ta kusagilt tagasi ei saa. Ja transpordis veedetud aeg on tihtilugu raisatud aeg. Ühest küljest me peaks vaatama, et me ilma asjata ei sõidaks kuhugi. Et selleks on praeguse koroonaviiruse periood on väga hea õpiku näide, et kuidas on võimalik tegelikult aega kokku hoida, töötades kodus. Aga kui sul on põhjust kuhugi liikuda, siis tee seda keskkonnasõbralikult ja tee seda siis ka võimalusel kiiresti. Ehk ta kitsendab maailma ja võimaldab tegelikult jõuda suhteliselt kaugele, suhteliselt lühikese ajaga. Ja seda aega saad sa kasutada siis oma muudeks tegemisteks, veeta seda perega või veeta seda looduses. Ega midagi, sõbrad, tuleb tõdeda, et meie väike Eesti võib raudteeriigina olla tuleviku tegija. Kui juba praegusel ajal on rongisõit kõige keskkonnasõbralikum transpordiviis, mille inimene on suutnud välja mõelda, jääb üle ainult oodata, mida tulevik sellele valdkonnale kaasa toob. Kohtumiseni!